Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me oleme jätkuvalt raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is ja Kuressaare pereraadios, aga lisaks sellele Facebookis on eraldi olemas leht Räägime asjast saatele. YouTube'is on olemas eraldi kanal saatele Räägime asjast ja me paneme selle üles ka Mardi ja minu Facebooki leheküljele ja minu X-i kontole. Nii et kätte on võimalik leida seda igalt poolt. Meie tänased teemad on sellised, et me räägime selle nädala neljapäeval oli Riigikogu suures saalis Istanbuli konventsiooni denonsseerimise eelnõu, mille meie fraktsioon oli sinna viinud ja see paljastas minu meelest liberaalsete jõudude või vasakäärmuslaste sellist mõtteviisi väga-väga halastamatult. Kõigepealt valelikkus, teiseks täielik põmpäisus ja kolmandaks agressiivsus. Nii, sellest väga loogiline järgmine samm on meie teine teema ja see on see, mis juhtus Davosis. Davosis siis põhimõtteliselt kõik arvasid, et Trump tuleb tegema midagi ja Trump tuli tegema midagi hoopis muud. Et kogu see Gröönimaa jutt seal ümber, selle Davose ümber on sümptom ja see, mis siis tegelikult toimub, seda on ikkagi vaja lahti seletada, sest et kui ma käisin siin sellel nädalal ETV esimeses stuudios Kuusega välispoliitikast rääkimas ja Kuusk mõtku tsiteerib mulle Economisti ja mina ei tea, mida ta veel loeb, seal mingid vasakäärmuslikke väljaandeid loeb. Et kui su kogu infomaailmas tuleb Economistist, BBC'st, CNN'ist või Eesti kontekstist Delfist ja ERR'ist, siis ei olegi võimalik, et sa maailma asjadest aru saad. Kuuski see ongi ERR. No just nimelt, aga nad ei saagi maailma asjadest aru ja siis nad seisavadki seal ammuli sui ja heietavad oma vahel, et mis nüüd toimub ja miks ta nii ja see on ju naeruväärne ja ei, kõik on väga loogiline, kui sa aru saad, mis maailmas päriselt toimub ja mida Trump selle kõige käigus teeb. Ja me võtame saate lõpus telefoniühenduse meie Tartu linnaringkonna esimehe Merike Lumiga. Merike Lumi korraldab 2. veebruaril Tartu rahu aastapäeval Tartus tõrviku rongkäiku, seda meie erakond ikka igal aastal korraldab. Merike räägib kus ja millal ja räägib ka miks. Aga tuleme Istanbuli juurde. Terve neljapäevane istung kulus sellele ära, lausa isegi pikendatud istung. Neljapäeval oleks pidanud tulema meil päevakorra järgi ka siis Jörg Haadner Terrase umbusaldusavaldus, aga kuna päevakord läks nii pikalt selle Istanbuli teemaga ja lõpuks juba hakkasid kõik mängulustist seda ka teemat venitama, et umbusaldus lükkuks järgmisse nädalasse, siis ainult üks päevakorrapunkt meil neljapäeval oligi. See oli jah väga lõbus vaadata, kuidas ilmselgelt Keskerakond oli plaaninud, et tema oma näpujälgi kogu selle Istanbuli teema juurde ei taha jätta, ja tahtsid ilmselt kogu püssirohtu hoida siis Terrase umbusaldamisele, aga kui oli näha, et Terrase umbusaldamine nii või teisiti jääb poole peale või isegi kolmandiku peale ainult, siis tormasid nad ka kambakesi kõik alla ja isegi sotsid tulid meile appi ja kuigi sotsid olid loomulikult teisel pool rindejoont ja täiesti agressiivselt ja täiesti ausalt ühes meelevaldselt ja mõttetult sidusid seda Istanbuli konventsiooni kõikvõimalike muude teemadega. Aga tulid meile appi ja ma isegi patsutasin Andre Hanimäge, kes oli komisjoni poolne ettekandja õlale ja ütlesin, tubli poiss, aitasid meil asja lõpule viia, nii nagu me tahtsime. Ehk teiste sõnadega, fookus jäi Istanbuli konventsiooni tühistamisele sellel istungil ja sellel arutelul. Mitte ei õnnestunud seda ära kaaperdada, see on niisugune poliittehnoloogia siin, mitte ei õnnestunud seda ära kaaperdada umbusaldusavalduse arutamisega ja umbusalduse arutamine jääb esmaspäevale ja siis on ta omaette teema ja siis fookus loomulikult keskendub sellele. Nii et poliittehnoloogiliselt ma arvan, et väga, väga hästi õnnestus meil see asi välja mängida, aga sisuliselt muidugi, kui me nüüd sisu juurde läheme, siis täpselt nii nagu sa ütlesid, paljastus ikka täiesti mustvalgel see silmakirjalikkus, see lollus ja see valelikkus, mis kogu selle Istanbuli konventsiooniga seotud on. Varro Vooglaid, kes esitas meie poolt Istanbuli konventsioonist lahkumise eelnõu, ütles väga selgelt, see on ideoloogiline
projekt. Selle projekti eesmärk on tegelikult hägustada sooideoloogiat 20 soo peale või 120. Ja ta ei ole absoluutselt tegelikult fokusseeritud naiste ja laste vastase vägivalla ennetamisele ja ärahoidmisele. See on lihtsalt pandud vee segamiseks. See on niisugune vale silt, et kusagil on silt, et müüakse hamburgerit ja kui sa siis lähed seda hamburgerit vaatama, siis tuleb välja, et sulle antakse hoopiski halal liha. Veget. Aga siin on nagu minu meelest mitu asja, mis välja tuli väga ilusti. Esimene asi, nii nagu ka hasartmängumaksuga ega koalitsioonisaadikud või ka sotsid või ka keskerakondlased ei loe, mitte kunagi ei loe, mille poolt või mille vastu nad hääletavad. Neile antakse loosungid ette ja nende loosungitega nad lähevad. Muide sa ütlesid, et Keskerakond oli oma püssirohtu hoidnud. Ennast nii-öelda konservatiivseks parteiks pidav Keskerakond ju on Istanbuli konventsiooni poolt. Täpselt samamoodi nagu Isamaa ennast konservatiivseks erakonnaks pidav erakond on Istanbuli konventsiooni poolt. Nad ei tule kohale sellepärast, et vastavalt reeglitele selle tühistamise ettepaneku läbiminekuks on vaja 51 häält. Ja nii või teisiti ei ole ju opositsioonierakondadel 51 häält kunagi koos, aga nad ei anna isegi sümboolset toetust sellele. Lisaks sellele ju Anastasia Kõlvart ja Riina Solman kirjutasid ju koos sotside ja Eesti 200-laste ja reformierakondlastega mingisuguse pöördumisele alla, kus nad viskusid ambrasuurile Istanbuli konventsiooni kaitseks. Nii et ainsad päris konservatiivid Eestis, ikkagi jätkuvalt ainsad päris konservatiivid on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja selles mõttes see on ka nagu paljastab väga hästi, kus me tegelikult oleme, kus see poliitiline diskussioon on, aga minu meelest seal näiteks Uibo oli üks neist tüüpidest, kes näitas seda taset, mis meil oli. Et ta üritas nagu mõnitada Varro Vooglaidu, et tooge siis näiteid, millistes Euroopa riikides on meil sellised seadused, millega te meid siin hirmutate, et sugusid hägustatakse ja transideoloogiat surutakse peale. Ja palun väga, Eesti on selline riik. Me ratifitseerisime siin mõne aja eest rahvusvahelise tööorganisatsiooni ehk ILO mingisuguse lisaprotokolli, mis kohustab ettevõtjaid, transinimesi kohtlema niimoodi, et transinimestel on võimalik minna, ennast naiseks pidaval mehel on võimalik mitte meestevetsus nad ei käi, vaid peavad saama käia naistevetsus. Meile tõi Jürgen Ligi mõni aeg tagasi siin seaduseelnõu, mis kohustab ettevõtjaid panema juhatusse ja otsustusorganitesse siis vähemalt 40% vähem esindatud sugu, isegi mitte naisi. Aga meil Riina Sikkut andis ju ka, oli see neljapäev või kolmapäev, andis ju sisse eelnõu, et kõik riigiasutused peavad hakkama oma juhatustesse ja ma ei tea, mis kohtadesse veel panema nii-öelda triibulise nimekirju, et mees või naine ja ühesõnaga kordamööda naine, mees, mis muidugi on mulle täiesti arusaamatu, kui nad räägivad siin 20 ja enamast soost, et mismoodi me siis ikka jagame neid triibulisi nimekirju. Ja siis sinna juurde, nad olid nagu skisofreenilises olukorras, olid need punased äärmuslased. Ja ühest küljest räägiti, et seda kõike ei ole olemas. Te näete siin tonte, mitte midagi sellist ei ole olemas. See sama Uibo küsimus, et Ilkudes küsis, et on siis neid riike või kus need riigid on, ma võime tuua näiteid, me oleme ise siin rääkinud. Hispaanias ei ole enam ema ja isa, vaid on lapsevanem 1 ja lapsevanem 2 või õigemini täpsemalt esivanem 1 ja esivanem 2. Et neid näiteid on terve maailm täis, terve Euroopa täis. Ka Eesti on nende riikide hulkas, meil on õpikutes juba 20 soo jutt, eks ole, et see teesklus, et kuulge, te siin hirmutate inimesi mingi äärmusideoloogiga, seda pole olemas kõik. On olemas, siin samas on olemas. Loomulikult Varro ei saanud ju seal puldis hakata tooma statistikat ja näiteid sellest, kuidas Inglismaal pannakse vangi kõikide nende teemadega seoses inimesi, kui nad ei tunnista seda sooideoloogiat ja ei tunnista seda, ma ei tea, riigi, kelle iganes õigust nende laste sugu muuta, nende laste ajusid pesta. Täpselt sama on tegelikult kogu Lääne-Euroopas. Prantsusmaal just praegu tegeletakse sellega, et mehelikkus kuulutada toksiliseks.
No ikka. Jah, maskuliinsus on toksiline. Mehelikkus tuleb ühiskonnast välja juurida, sest see on ühiskonda mürgitav ja naistele ja no ma ei tea siis kõikidele teistele soolistele ohtlik nähtus. No kuulge, mustvalgel. Mida sa tohman irvitad siin? Missuguse idiootlikke küsimusi sa esitad? Ja siis kirjutab kuskil siin, ma ei tea, Delfis või kus see oli tal mingisugune artikkel ka veel selle teemaline, kuidas EKRE tahab, ma ei tea, mida kõike, tigedat ja isoleeritud riiki. Ja, no, seda tigedust me nägime nende poolel. See tigedus, kui sa siis nad nii-öelda nende argumentatsiooni, selles mõttes meie poolt oli puldis eelnõud kaitsmas Varro Vooglaid ja väga hästi kaitses, väga argumenteeritult kaitses ja korduvalt ütles neile, et ma olen teile toonud lauseid konventsioonist. Ma olen teile toonud näiteid, näitlikustanud ära, mida see lause tegelikult tähendab. Ma olen teile näidanud, kuidas seda praktiseeritakse. Et teil ei ole ühtegi argumenti vastu, aga kus sõimasid, kus räuskasid. Siin on väike nüanss. Inimesed läksid seda vaatama YouTube'i kanalist, sest et Riigikogu ülekandeid näitab ka YouTube'i kanal ja YouTube'i kanalis kukkus see maha. Seda debatti ei olnud võimalik YouTube'is korralikult vaadata. Oli võimalik jälgida, kui lähed läbi Riigikogu kodulehekülje otse, sealt otseülekannet oli võimalik vaadata. Ja see videofail ilmselt on Riigikogul endal olemas, nii et võib-olla nad selle YouTube'is parandavad mingil hetkel ära, aga mina ei tea, kas see oli kogematane asi jälle või mina kahtlustan, et mitte. Aga YouTube'is oli ta ju välja kuulutatud otseülekandena sellepärast, et kella 10 pidi algama nii lugesin ma meie Eesti ajakirjandusest Terrase umbusaldamine. Ja sellepärast oli otseülekanne ja sellepärast pidi otseülekande tegema minu meelest ka ERR ja vist oli seal veel mingeid väljaandeid. Aga kuna seda ei tulnud, siis nad vaatasid, et see on nii kahjulik kogu sellele punasele ideoloogiale, mis seal toimub, et selle lõikame ära. Ja siis mis siis nende nii-öelda räuskavad süüdistused olid, et vihkate naisi ja näite järel toome välja selle, et tegelik kõige naistevaenulikum ideoloogia on just nimelt see transideoloogia. Kuidas pannakse vägistajad mehed, meessoost vägistajad, pannakse vanglasse ja seal nad teatavad, et aga ma tegelikult olen naine. Ja kuna inimese sugu ei ole enam bioloogiline antus, vaid inimese sugu on ikkagi tema enda määratleda nii, nagu ta ennast ise tunneb ja kõik need vasakpoolsed meile ütles, no mis see siis halba on, kui need inimesed on olemas, need inimesed on meie keskel, mis selles halba on? Ja siis Varro ütleb, aga näe, kui mees, kes läheb vangi vägistamise eest ja nüüd teatab, et mina tunnen, et ma olen naine ja nõuab, et mind pandakse naiste vanglasse, siis pannaksegi naiste vanglasse ja vägistab seal edasi naisvange. Mis sellest siis halba on, vasakpoolsed? Mis sellest siis halba on? Ja et oi, kuidas meil ei ole empaatiat kõikide nende inimeste murede vastu. Aga ma küsin, kus on vasakpoolsete empaatia siis nende vägistatud naiste vastu? Ma küsin, kus on vasakpoolsete empaatia nende laste ja nende laste vanemate suhtes, kelle need ajuloputajad, agressiivsed, valelikud, transideoloogia ajuloputajad, kellele on seesama konventsioon annab nii riigile kohustuse lubada nad lasteaedadesse ja koolidesse, kui ka riigile kohustuse neid rahastada. Ja siis nad käivad koolist kooli ja ajavad seal alaealisi 8-aastaseid ja 12-aastaseid segadusi, et sa tegelikult ei ole tüdruk, sa oled tegelikult poiss ja rikuvad nende tervise ju ära. Pöördumatult rikuvad nende tervise aja, pöördumatult tekitavad neile psühholoogilisi traumasid ja psühholoogilist ummikut. Sellele järgnevad enesetapukatsed, sellele järgneb absoluutne psühholoogiline selline kokkuvarisemine. Et kus on teie empaatia nende inimeste vastu, kelle elude pöördumatult ära rikute, kelle perekonna elude pöördumatult ära rikute? See on õõvastav, mida tehakse. Ei ole neil empaatiat selle vastu. Nii nagu neil ei ole empaatiat selle sportlase vastu, naissportlase vastu, kes on eluaeg treeninud ennast, saanud tippu ja siis läheb võistlustele ja talle pannakse vastu mingisugune turske mees, kes teatab, et ma olen ka naine. Ja ei ole empaatiat nendel. Kus see empaatia on? Meil tuli ka see seal debatis välja ju, et tegelikult peaks toetama ju naiste tugikeskusi. Tegelikult peaks eraldama raha psühholoogidele ja psühholoogilisele nõustamisele ja kõigele sellele. Selle asemel, et neile raha anda,
riigieelarvest, antakse meile raha kõikidele nendele perverteerijatele. Perverteerijad saavad kümnetes miljonites riigieelarvest toetusrahasid, aga naiste tugikeskused saavad 1 miljoni. Te ei kuule valesti. 1 miljoni aastas oma kulude katmiseks, mis on selgelt ebapiisav. Ja viimane kord, kui seda summat suurelt tõsteti, oli EKRE valitsuses. See oli viimane kord, kui seda summat suurelt tõsteti. Tõsteti seal kusagil 700 000 miljoni peale. See oli siis, kui meie tõstsime. Meie olime valitsuses ja siis pärast seda ei ole, kõik need naistekaitsed ei ole tõstnud, aga siis Anneli Akkermann, kes on meile teinud hasartmängumaksu 27 miljonilise näpuka, ütles ju otse välja, et meie retoorika kahjustab rohkem naisi, kui see bussitaja Tarmo kuskilt sealt Elvast või Tartust, kus ta oli. Ja see raha naiste keskusele on vähem olulisem, kui seda meie retoorikat alla suruda ja see konventsioon on vajalik selle jaoks, et meie suguseid mitte lasta seda juttu rääkida, et raha ei ole vaja anda, tuleb võidelda retoorikaga. Ja selleks on neil ju kohe lahendus olemas, liigub ju komisjoni poole, valitsusest tuleb juba meile nii-öelda vihakõneseadus ehk tsensuuriseadus. No Anneli Akkermannil ma soovitaks üldse minna oma kodusaarele Kihnu ja kududa seal troisid ja rappida kalu ja suitsutada neid ja keeta sealt igasugust kalasülte ja muid toredaid asju. Et ma arvan, et see on tema kompetentsuse tase, sest et rahandusministrina ja ka rahanduskomisjoni esimehena on ta näidanud, et mitte mingisugust kompetentsut tal ei ole. Ei poliitikuna ega spetsialistina. Aga loomulikult see on täpselt see, mida sa ütlesid, et neil on jutupunktid ette antud ja neid jutupunkte nad plõksivad. No üks põhiline, millega püüti siis meid jalust maha joosta, oli see, et aga naistevastane vägivald on nii suur Eestis ja kui me nüüd lahkume sellest, siis naistevastane vägivald kasvab veelgi. No me oleme aastast 2017 ja me olime, kui aastal 2017 see Istanbuli konventsiooni arutamine Riigikogus oli, juba siis me olime sellele vastu ja osundasime kõikidele nendele negatiivsetele asjadele, mis seal sees on. Loomulikult sõiteti meist üle ja ratifitseeriti see ära. Ja juba siis hääletasid selle poolt loomulikult nii-öelda ersats-konservatiivid. Just. Ehk siis Isamaa ja Keskerakond juba tookord toetasid seda ja... Mitte ainult tookord oli ka Vabaerakond. Ja, muidugi. Isamaa, Keskerakond, Vabaerakond. Kõik see kogu see konservatiivne leer. Avatud rahvuslus. Ja mitte digerahvuslus, vaid avatud sõbralik ja avatud. Aga mis siis välja tuleb? Tuleb ju välja see, et kui meil on praegu, loeti seal ette, Marek Reinaas oli see, kes seal eriti kõva häält põristas. Väriseva häälega, skandalistlikus, vaadake, mis toimub, pekstakse, vägistatakse. Siis, kes on siseminister? Sinu parteikaaslane Marek Reinaas on siseminister. Miks ta ei anna politseile korraldust rangemini karistada? Kes on justiitsminister, kes prokuratuuri üle järelevalvet teeb, vanglate üle? Miks sai Tapja Tarmo 3 korda peksta ja bussitada oma elukaaslast ja vangi ei läinudki? No siinkohal ma tahan oma saba kergitada. Ma olin siseminister, kui kehtestati see viibimiskeeld 24 tunniks, et politsei viib vägivallatseja ära ja hoiab 24 tundi perekonnast eemale, kuni ta kaineks saab ja kuni võib-olla seal olukord laheneb. Teinekord igasugused konfliktid võivad tekkida tänu sellele, et inimene on joobeseisundis või narkootilise aine mõju all ja kui ta siis kaineneb, siis teinekord ta võib ju ise ka 2 käega peast kinni hoida ja öelda, issand jumal, millega ma hakkama sain. Seda ei saa välistada. Loomulikult, kui on tegemist krooniliste vägivallatsejatega, pervertidega, siis seda mitte kunagi ei juhtu. Aga tagasi tulles selle teema juurde, et meile püüti siis nina alla hõõruda, just nagu meie oleksime süüdi selles, et Eestis on lähisuhte vägivald. Siis kui aastast 2017 on meil olnud Istanbuli konventsioon, aga lähisuhte vägivald ei ole kusagile kadunud, siis Istanbuli konventsioonil puudub sellele igasugune, kõige vähemgi, kõige elementaarsemgi mõju. Istanbuli konventsioon ei kaitse kedagi, ei ühtegi naist, ei ühtegi last, ei ühtegi vanainimest, mitte kedagi. See konventsioon ei kaitse. Aga ta ei peagi. See ongi ju kogu asja iva. Istanbuli konventsiooni eesmärk ei ole kaitsta naisi. Istanbuli konventsiooni eesmärk on esiteks edendada homoasja, teiseks edendada transuasja,
sundida riike viima läbi poliitikaid, mis koolides, ja see on kirjas seal konventsioonis. Varro loeb ette neile puldist ja selle peale küsivad, et näe, paragrahv see ütlevad, et riik peab tagama, et koolides, haridusasutustes edendatakse homo ja transu asja ja riik peab ka rahastama seda asja. Et see on siin mustvalgel selles kirjas, selles konventsioonis. Ja võtavad jälle sõna Signe Kivid ja kõik, kes ütlevad, et te ei suuda meile ära näidata, mis moodi see konventsioon on ideoloogiline. Et te ei ole suutnud meile ära näidata, kuidas ikkagi see segab Eestis või mis selles nii väga halba on. Ja no siis sa mõtled, kas te olete lihtsalt nii silmitult lollid või nii küüniliselt valelikud või mõlemad korraga või mis teil viga on? Te loete ise ette ja loevad seal paragrahvid ette, et see ei tähenda ju seda. No muidugi, et tähendab seda, et Istanbuli konventsiooni eesmärk ei ole naisi kaitsta. Pole kunagi olnud eesmärk naisi kaitsta. Seal on üks asi veel sees, mille vastu me muide eriti juhtisime tähelepanu 2016 aastal või 17, millal teda ratifitseeriti, vist oli 16. Et selle konventsiooni sees on ju tohutu suur tagauks, mille kaudu edendada immigratsiooni. Sest et see kohustab kõiki riike, kes on ühinenud konventsiooniga, kohustab kõiki riike võtma vastu nii-öelda seksuaalse sättumuse alusel tagakiusatud inimesi ja keelab riikidel võtta ära elamisluba ja saata riigist välja inimesi, kelle kodumaale tagasi minemise puhul võib juhtuda, ei tea, kas juhtub, aga võib juhtuda, et neid seksuaalse sättumuse või mingisuguse vähemuseks olemise eest hakatakse seal tagakiusama. Ehk teisisõnu, meile tuleb siia Afganistani vägistaja. Afganistani vägistajalt võetakse elamisluba ära ja saadetakse Afganistani tagasi. Afganistani vägistaja kuulutab, et aga tegelikult mulle meeldib ikkagi poisse rohkem vägistada kui tüdrukuid ja see, mis teeb tast seksuaalvähemuse ja ei tohi Eesti riigist välja saata, sest Afganistanis loobitakse ta sellise nalja eest kividega surnuks. Ja seda konventsioon ei luba, et me teda saadaks sinna. Et see on ka konventsiooni osa, millest meil siin neljapäevalisel debatil oli vähe juttu, aga et see kõik selles konventsioonis on ilge. See on täielik idiotism, aga kujutame nüüd, et meil on ju tohutu julgeoleku probleem kogu aeg. Venemaa ja no meil oli ju see Venemaa mõjutustegevuse teemaline eelnõu, mille esitajatest 3 inimest on selgelt identifitseeritavad süvariigiga ja mille puhul ma ütlesin ka arutelu käigus, et see on ju tegelikult potentsiaalselt ideoloogilisteks vaenlasteks kuulutamise, Vene agentideks kuulutamise ja inimeste tühistamise eelnõu ja tõin näiteks selle Prigožini juhtumise, et meil on lähenemas praegu Riigikogu valimised ja kui me selle komisjoni loome ja siis ühel hetkel ilmub jälle kusagil Poliitikos mingisugune manipuleeritud artikkel sellest, kuidas Mart Helmel on olnud isiklik kontakt mingisuguse Putini sõbraga või oligarhiga, eks ole. Isegi kui ei olnud, aga nemad plaanisid. Ei ole tähtis, kas on olnud või ei ole, ilmub artikkel ja loomulikult see komisjon võtab selle kohe, nopib sealt üles, kutsub mind kuulamistele, annab Krossid ja muud tegelased hakkavad andma siin intervjuusid, kus nad ikka väga muretsevad selle pärast, kuidas meil on Riigikogus erakond, mille juhtpoliitikud on seotud Vene mõjutustegevustega. Kas te kujutate ette, missugune mõju saab sellisel asjal olema valimistulemusele? Aga see ongi see, miks seda komisjoni tahetakse teha. Muidugi, aga sa hakkasid julgeolekust rääkima selle Istanbuli konventsiooni tähenduses ka, et see... Ma tahtsin seda öelda, et aga kujutame ette siis julgeolekuga seoses, et GRU otsustab, et ta võtab 2 oma agenti ja need 2 agenti ronivad kuskil seal Vasknarva all, teevad jalad märjaks ja läbi Narva jõe sumavad ja ütlevad, et aga me oleme homod ja näed, meid kiusatakse Venemaal taga ja me tahame abielluda ja meil ei lasta ja meid pannakse vangi ja meid ähvardab steriliseerimine ja ma ei tee veel mida kõike, eks ole, nutulaul missugune ja meie ütleme loomulikult kallikesed, homod on meile alati teretulnud, homod täiendavad meie rahvastikku, homod on meie rahva kasvu ja tuleviku pant ja võtame nad vastu ja nemad istuvad kenasti siin, registreerivad ennast homopaariks, aga tegelikult tegelevad luuretegevuse ja mõjutustegevuse. Ja see konventsioon on riikidel ja ühiskondade lammutamise. Tanel Kiik küsis ja ilkuva, üleoleva, targutava, iniseva häälega, nagu ta meil küsib,
et no mis siis, mida see siis konventsioon on halba teinud või mis need asjad seal on, mis on halba teinud ja mina ei olnud puldis, ma ei saanud talle vastata, ma sain Rein Aasale vastata läbirääkimiste käigus. Aga konventsiooni üks keskne eesmärk, läbiv eesmärk on stereotüüpsete soorollide väljajuurimine ja seal ei ole öeldud, et negatiivsete stereotüüpsete soorollide välja, ütleme negatiivseid stereotüüpseid soorolle kindlasti on, ütleme selline venelaste rahvatarkus, et kui peksab, siis armastab, siis see on stereotüüpne sooroll, mis kindlasti ei ole 21. sajandil roll, mida me peaksime kuidagi hoidma elus, vastupidi, seda tuleks tõepoolest välja juurida. Aga sooroll iseenesest ei ole mingisugune asi, millega tuleb võidelda. Loomulikult peavad kõikidest poistest kasvama mehed ja meheks saad sa siis, kui sa oled isa. See on, isa roll ongi mehelikkuse mõõdupuu. Kõikidest tüdrukutest peab saama naised ja naise mõõdupuu on see, et sul on ema roll ja neid rolle kõik ühiskonnad aegade algasest. Siis, kui inimesed tulid puu otsast ja kivikoopast välja, on neid rolle nii-öelda ühiskondlike hoiakutega tugevdanud, sest et see on kohustus ja need kohustused ei ole kerged kanda ja ühiskond peab toetama inimesi nende kohustuste kandmiseks. Selleks on loodud kõik ühiskondlikud struktuurid nagu abielu ja kõik muud sellised sotsiaalsed turvavõrgustikud, mis olid olemas siis, kui veel ei olnud sotsiaalabiametit. Ja need rollid on need, mis on alati kõik ühiskondi kandnud ja koos hoidnud ja edasi viinud. Ja nüüd me juurime neid välja ja väga edukalt on välja juuritud ja siis vastuseks Tanel Kiigele, et mis see kahju siis on. Vaata Eesti iibenumbreid, vaata Eesti sündivust. Ja nad seal targutasid selle üle, et poisid ei pea tingimata mängima autodega ja tüdrukud ei pea tingimata mängima nukkudega. ei peagi. Ma tõin näite oma lapsepõlvest jäi kaugetesse 1950. aastatesse. Meil oli tüdrukud ja poisid mängisid segamini. Ma mäletan, me ehitusklotsidega ehitasime koos maju ja sõitsime autodega sinna garaažidesse nendes majades. Tüdrukud ja poisid mängisid täitsa võrdselt. Luuremänge, tol ajal väga populaarne oli nii-öelda luuremängu mängida. Poisid tüdrukud mängisid võrdselt. Keegi ei küsinud, kas sa oled tüdruk ja kas sa tohid seda mängida või ei tohi mängida. See on vaat jälle nende punaste poolt endale kuidagi nupp keeratud valesse asendisse. Aga sinu jutu peale, et naise mõõdupuu ongi see, et ta on ema ja mehe mõõdupuu, et ta on isa. See ei tähenda, et naised ei võiks tegeleda teadusega, et naised ei võiks tegeleda äriga, et naised ei võiks üldse olla ühiskondlikult aktiivsed, ka poliitikaga tegeleda. Aga teie nägemuses tähendab see seda, et siis kui nad on ühtlasi emad, siis see on nagu midagi ebanormaalset. Et põhiline on ikka see, et nad midagi muud teevad. Ma selle peale ütlen, et kaks sinu õde on mõlemad emad, aga ühtlasi ka teaduste doktorid. Nii et üks ei välista teist, ainult teie lõhestate kogu aeg ühiskonda ja panete mingeid mustvalgeid dilemmasid laua peale, mis on just nagu see viimane tõe kriteerium. No kui veel kahjust rääkida, Eestis on 2,5 korda kõrgem noorte enesetappude number suhtarvuna elanikkonda kui Lääne-Euroopas. 2,5 korda kõrgem. Ja kust need enesetapud tulevad? Kui sulle teismeline inimene, kellel niigi on elu raske või segane ja keeruline, sul on igasugused ühiskondlikud surved tänapäeval on sotsiaalmeedia, kus sulle tuleb kogu aeg soga peale, kui mina oleks pidanud elama teismelisena ajastul, kus meil tänapäeval, kus sa oled kogu aeg kõikenega või silma all ja kus see nii-öelda online kius on nagu steroidider võrreldes sellega, missugune oli kius minu ajal koolis. Oli vaja vahel kakelda enda eest välja astuda ja sellega see kius lõppes. Aga see, mismoodi tänapäeval meedia või selles sotsiaalmeedias noori inimesi tegelikult ahistatakse ja pressitakse, see on hoopis teine tasemel, millest nagu vanem generatsioon isegi üldse aru ei saa. Et Eestis on 2,5 korda kõrgem noorte enesetappude arv võrreldes Lääne-Euroopaga. Et see on ka kahju, mida teie punased olete teinud oma väärastunud ideoloogiaga, sooideoloogiaga ja soorollide väljajuurimisega. Igal noorel inimesel on vaja seda vundamenti, millel ta seisab, seda raamistikku, mille abil ta ennast maailmaga suhestab ja iseenda enese kuvandi, enese pildi loob. Ja kui sa võtad poistelt ära poisilikkuse ja mehelikkuse ja tüdrukutelt ära tüdrukus olemise naiselikkuse
siis sa lõhud talt ära vundamendi ja raamistiku, millega ta suhestub maailma ja suhestub iseendaga. Ja selle tagajärjeks on 2,5 korda kõrgem enesetappude arv Eestis. Nii et see kahju on reaalne. Hävitatud inimelud on reaalsed ja Istanbuli konventsioon annab sellele kõigele juurde riiklikku rahastust, organiseeritust riiklikul tasandil, surub koolidesse, lasteaedadesse ja meediasse ja ametiasutustesse seda ideoloogiat ja see tuleb ära lõpetada. Igal juhul tuleb ära lõpetada. No nüüd võib küsida, et kas me siis oleme naiivsed, et me ei saa aru, et meil nagunii see meie eelnõu läbi ei lähe. Et seal kogu see jõuk on tegelikult vastu. Isamaa ei tule üldse saali. Nad ei olnud ka nüüd selle arutuse saalis. Neid ei huvita see absoluutselt. Nemad positsioneerivad, kui teema ei ole selline, mis toob ainult plussi, siis nemad on hüppes. Ei, nad on ju tegelikult 3 Isamaa fraktsiooni liiget, 2 Isamaa fraktsiooni liiget on ju selgelt ka öelnud, et nad toetavad seda. Riina Solman andis oma allkirja selle toetuseks ja mingis intervjuus ütles Reinsalu, et ei, see on täiesti normaalne asi ja Eesti ei peaks sealt lahkuma. Et kusjuures minu meelest oli tema see, kes selle üldse maale tõi. Minu meelest oli ta sellel välisminister. Jah. Aga miks me siis nii lootusetut üritust peame? No aga võib-olla me peamegi lootusetut sõda. Et me oleme kogu aeg vähemuses. Ja see Eesti, kuidas ma ütlen, saame hakkama mentaliteet, mis kõigega on nõus ja kõigele on valmis alistuma. See toetab ju tegelikult ühiskonnas tervikuna seda, et meie initsiatiivid õnnestubki lihtsalt rajalt maha lasta. Aga me esitasime selle eelnõu selleks, et tuua see fookusesse, et seda arutelu pidada ja mingi hulk inimesi kuulab seda meie argumentatsiooni ja ütleb, et pagan, aga ma ei teadnudki sellest ju mitte midagi. Mina arvasin, et ongi nii, nagu pealkiri ütleb, naiste ja laste kaitseks. Aga tegelikult tuleb välja, et see on ju mädamuna. Ei naiste ja laste vastane on see. Tegelikult on see naiste ja laste ja kogu selle diskussiooni, ma soovitan inimestel, esimesed 2 tundi oli, kui oli Varro puldis pärast, kui tuli juba Hanimägi, siis aga kogu selle diskussiooni käigus minu meelest kõige rohkem jäi mulle kokkuvõtlikult mulje oli selline, et vasakpoolsed, vasakäärmuslased ja liberaalsed äärmuslased, nad tänapäeval enam kattuvad, elavad absoluutses fantaasiamaailmas. Täielikus fantaasiamaailmas, kus nemad on kangelased. Kõik, mida nemad teevad, on hea ja õige ja loomulikult, kuna nemad teevad head ja õiget, siis nad võivad teha teistele halba. Seepärast, et nad teevad ju head. Et see on see, mis maailmas nad elavad ja selles maailmas neid välja sealt ei raputa. Neist tuleb minna mööda ja üle. Ei, seda teeb Trump praegu. Just. Raadiosaade Räägime asjast. Kui me läheme teise teema juurde, mulle meeldis see, kuidas Trump tegelikult Davoses kõigi nende üle irvitas. Sõna otseses mõttes irvitas eurooplaste üle, irvitas kõikide nende rahvusvaheliste igasuguste organisatsioonide üle, irvitas kõikide nende punaste ideoloogide üle ja ka irvitas tegelikult põhimõttel lagedate, ahnete, ärikate üle, rahvusvaheliste globalistike ärikate üle, irvitas nende üle. Te arvasite, et ma tulen siia seda tegema, aga ma tulin siia hoopis midagi muud tegema. Ja nüüd te olete segaduses ja te ei tea, mida ma järgmisena teen. Ja järgmisena teen ma midagi niisugust, mille peale te jälle ulguma hakkate. Uluvad. Ma ütleks selle Davosesse läks Trumpi administratsioon läks sinna täisjõus. Seal oli rahandusminister Bessent kohal, seal oli Lutnik kohal, seal oli minu meelest Wright kohal, ettevõtlusministrid, kes seal kõik need on, energiamistrid, selles mõttes nad panid turm tule peale seal. Mis me ja Eesti meedia loomulikult, kes on vasakäärmuslikud aktivistid, on meile peavoolumeedia. Eesti meedia vaimustunult vahendas meile siis Kanada peaministri Mark Carney kõnet. Ja ma ei mäleta, missugusest lehest ma lugesin, kas see oli ERR või Postimees, ma ei mäleta enam Delfit, ma eriti peaaegu kunagi ei vaata. Aga seal oli selle Mark Carney kõne pealkiri oli selline, et kui sa ei ole lollakas vasakpoolne aktivist, kes teeskleb, et sa oled ajakirjanik, siis sellest pealkirjast küll aru ei saanud. Mis silt akna pealt on maha võetud, mis asjast te räägite üldse?
et Mark Carney kõne oli sisukas. Ta küll esines puhtalt vasakpoolselt ja globalistlikult vaatepunktilt, aga see oli sisukas. Ja selles mõttes ta eristab Mark Carneyt oluliselt Euroopa poliitilistest liidritest, Macronidest ja Merzidest ja kõigist neist teistest von der Leyenitest, et ta ütles väga selge sõnaga välja, ütles, seda kõne nagu, me lugesime seda Michalile Riigikogu infotunnis ette, kus Michal ütles, et ei, Mark Carney ei öelnud seda. Ja loeme talle ette, Mark Carney ütleb, globalism sellisel kujul on lõppenud. Senine maailmakord on lõppenud. Ja siis ütleb, mida tema meelest tegema peaks või kuidas tegema peaks, kuidas keskmise suurusega riigid peavad nüüd kohanema, et hakkama saada ja omavahel sõlmima kokkuleppeid, et hakkama saada. No selle peale muidugi meie ajukääbikutest poliitikud, nagu seesama Toomas Uibo, kujutab ette, et Eesti on ka keskmise suurusega riik. No ei ole, Eesti ei ole kahjuks keskmise suurusega riik, ammugi mitte impeerium. Et Eesti on selles rahvusvahelises olukorras, kus me praegu juba oleme, ikkagi veel väiksem kui Saksamaa või Prantsusmaa, kellest kõik mööda lähevad. Me oleme isegi veel väiksem kui Taani, kellest ka kõik mööda lähevad. Võt nüüd, kui me korra Gröni teemat, taanlased on maru vihased sellepärast, et Trump leppis kokku NATO peasekretäri Ruttega ja seal veel paari teise tegelasega asjad Grönimaa osas. Ütles, aga meiega ei ole räägitud. Jah, tere tulemast sellesse päris maailma, kus nüüd ollakse. Et see ettekujutus, et Taani peaminister ja Eesti peaminister on võrdne Saksamaa peaministriga või Briti peaministriga, see maailm on lõppenud. Ja Briti peaminister ja Saksa kantsler ei ole võrdne Ameerika presidendiga. Nii on lihtsalt selline ja nii muide maailm toimis ka veel 100 aastat tagasi. Kõik said sellest aru. Aga vahepeal on olnud selline ettekujutus, et reeglitepõhine maailm on selline, kus kõik on võrdsed. No tegelikult pole kunagi olnud ja seda ütles ka Carney välja, et me valetasime ise endale, et meil on reeglitepõhine maailm. Tegelikult neid reegleid rikuti kogu aeg, aga meile oli see kasulik. Nii nende reeglite rikkumine kui see endale valetamine. No põhimõtteliselt ütles ta ju seda, et uppoja päästmine on uppoja enda asi. Ja ükskõik kui suur me oleme nüüd, me oleme selge, me oleme täielik kääbusriik muide. Selle näiteks on ka see, et kui ma rahvusvahelist meediat lugesin, me siin tuututasime, kuidas me ka saadame Eesti sõjaväelased Grönimaale, siis kõikides nendes väljaannetes, mida mina lugesin, need erinevad inglise ja venekeelsed väljaanded, mitte kusagil ei olnud mainitud Eestit. Jumal tänatud. Mitte kusagil ei olnud mainitud seda, et Eesti ka. Olid üles loetud teised riigid, kaasa arvatud Soome, aga Eestit kui sõjatrummi taguvad võimsat impeeriumit, mis nüüd läheb ja katab Grönimaa Ameerika lipu asemel oma lipuga. Vaat seda kusagil ei olnud. Ja tänu sellele ei ähvardanud Trump meile ka tolle teha. Nii et me oleme kaduv väike purukene selles suures maailma poliitilises keerises praegu, aga see puudutab ka meid, mida Carney ütles. Carney põhimõtteliselt ütles, kõik riigid peavad praegu vaatama, et neil oleks tagatud 3 asja. Esiteks, et neil oleks tagatud konkurentsivõimeline energeetiline varustatus. Mida meie valitsus hävitab. Teiseks, et neil oleks oma maine toidubaas. Mida jälle terras hävitab. Ja kolmandaks, et nad oleksid julgeolekuliselt vähemalt sedavõrd arvestatavad, et korraks mõeldakse järele, kas minna neile relvajõul kallale või mitte. Missugusele 3 kriteeriumist me vastame? Esitame ausa küsimuse. Me loomulikult kõik need hakkavad meile ajama siin alates Michalist ja lõpetas, ma ei tea, kelle kõigiga seda, kuidas Eesti on panustanud kaitsekuludesse, meil on oma põllumajandus, me toodame nii ja nii palju piima ja me toodame nii ja nii palju midagi muud, eks ole. Sest ei piisa ka lihtsalt. Aga Trump kainestas kogu selle eurooplaste luulujutu ära 2 asjaga. Esiteks, ta ähvardas tollid panna kõigile neile, väga nii-öelda karistustollid panna kõigile neile, kes hakkasid siin vastu rinda taguma, et me läheme Grönimaad Ameerika eest kaitsma. Ja selle peale ütles muidugi Bessent, Ameerika rahandusminister, kes on minu meelest tänasel päeval maailma absoluutselt parim rahandusminister ja ma räägin eelarve ja maksu ja majandus- ja kaubandusasjadest, mida üldiselt uudistesse ei jõua. Seal on eelarve korda tehtud. Just täpselt, seal on 1 aastaga eelarve korda tehtud. Ja makse alandades samal ajal. Et tõesti vaatad ja lust on vaadata ja kuidas ta asjadest aru saab ja ta on väga mitu korda öelnud, et tema ülesanne
rahandusministrina on hoolitseda selle eest, Ameerikas on selline väljend nagu Main Street ja Wall Street. Wall Street on börs ja Main Street on siis see jaekaubandus ehk nii, et väikeettevõtlus. Main Street, et Wall Street on elanud aastakümneid hästi selle Main Streeti arvelt ehk selle väikeettevõtluse arvelt, et tema ülesanne on see tasakaalu ajada. See on massiliselt viimase 20 aasta jooksul hävinud. Just, et tema nüüd on olemas Ameerikal valitsus ja rahandusminister, kes hoolitseb selle eest, et Main Streetil ehk väikeettevõtlusel, sellel jaekaubandusel, sellel nii-öelda majanduse selgroog, sellel ka hästi läheks. Et seda on lust vaadata, mis ta räägib. Aga Peasant ütles neile ilusti ära, et Euroopa, et ta ei saa üldse aru, millest tulenes Euroopa hüsteeria Gröönimaa küsimuses. Ja see on muidugi retooriline, sellepärast, et Euroopa hüsteeria Gröönimaa küsimuses tulenes sellest, et nende sarnane, väga sarnane, kui ma vaatasin seda Istanbuli konventsiooni vastast retoorikat, mis me nägime vasakpoolsete poolelt, Eesti 200, refikad, sotsid, see deliirne, täiesti deliirne fantaasia maailmas, loosungite maailmas elamine, mis on rängas vastuolus päris eluga, et päris elus Eestis tõesti naised kannatavad, päris elus ei panda kinni, päris elus ei anta raha naiste varjupaikadele, me teeme eelarves ettepaneku naiste varjupaika toetada suurema summaga, refikad Eesti 200 sotsid hääletavad sellele vastu nii komisjonis kui suures saalis, eks ole. Ja siis küsivad, mis teie lahendused on, miks te ühtegi lahendust välja ei paku, siis räägid 10. korda, et me oleme pakkunud välja raha rohkem anda, me oleme pakkunud välja rohkem karmimalt karistada, eks ole, mitte lasta. Ei, järgmine küsimus jälle, et teil pole ühtegi lahendust. Ühesõnaga, Peasant paljastas Euroopa tasandil selle, mida meie Eestis teeme. Me paljastame vasakpoolsete luulumaailma ja võtame neilt ära võimaluse rääkida iseendale ja rahvale neid ilusaid, sulneid muinasjutukesi, mille abil me oleme või mille tõttu me olemegi jõudnud krahhi ja kriisi. Ja Ameerika Trump praegu paljastas eurooplastel luululood. Ja see oli see hüsteeria põhjus ja see oli see raevu põhjus. Ja ameeriklased lõid laua peale numbrid. Eurooplased ütlesid, et okei, me teeme NATO ilma Ameerikata. Ja ameeriklased ütlesid, aga tehke. Ja läksidki ju Rutega rääkima seda Trump ja NATO Rute, et see oli üks jupp, millest nad rääkisid. Et ameeriklased ütlesid, oi, väga kena, tehke. Et Gröönimaad me kaitseme ise, sellega te ei saa hakkama, aga tehke siis Euroopas oma NATO. Ja siis vaatame paberite peale. 90% Ameerika NATO sõjalisest võimsusest on Ameerika. Ja 70% või natuke vähem seal üle 2/3% NATO rahalisest panusest on Ameerika Ühendriigid. Aga see kusjuures on väga oluline vahe, et ameeriklased panevad raha, eurooplased panevad peaaegu 30%, üle 30% panevad raha, aga selle 30%-ga saavad ainult 10% sõjalisest võimsusest. See on see, mida me oleme kogu aeg rääkinud Michali kohta ja kogu selle Reformierakonna mula kohta, et me tõstsime 5% peale. Selle rahaga ei saa ju riigikaitset. Selle raha nad uputavad ära oma sõpradele sõjatööstuses. Aga riigikaitset sellega ei saa. Eurooplased, ja kust Ref on selle õppinud ju Euroopast. Raha paneme 2% ja 3% ja 5%, aga riigikaitset vastu ei saa. Sest et see raha ongi tegelikult sõjahüsteeria abil on inimestele selgeks tehtud, et raha tuleb panna, aga see raha läheb vasakule, see läheb korruptsiooniks, see läheb omadele. Ameeriklastes kindlasti läheb väga suur hulk Ameerikas raha ka vasakule ja korruptsiooniks, aga seda raha on lihtsalt nii palju. Ja siis pandi lauale ilusad numbrid. Maailma esimeseks suurim lennuvägi on kellel? US Air Force ehk Ameerika Ühendriikide õhujõud. Maailma teiseks suurim lennuvägi on kellel? US Army ehk Ameerika maavägi. Maailma kolmandaks suurim lennuvägi on siis kellel? US Navy ehk Ameerika merevägi. Maailma neljandaks suurim lennuvägi Air Force, Army ja Navy järel, kui nad nii-öelda eraldi lahku lüüa. Kui summana lüüa, siis on kõik üks Ameerika, aga kui isegi võtad selle Navy õhuvõimekuse, õhuväe, lennukite, kopterite, kõikide selle... Merelennuvägi, nagu seda... Jah, merelennuvägi. Siis alles 4. kohal on Hiina ja alles 5. kohal on Venemaa ja ma ei mäleta, kas keegi üldse jõudis Euroopa riikidest, Euroopa NATO riikidest esikümnesse. Et seal siis tulevad mingid Türgid ja asjad ja mingid Araabia riigid. Et see ongi see 90% sõjalisest võimsusest. Ja kui siin eurooplased räägivad, et me teeme nüüd ilma ameeriklasteta NATO, siis
siis vabandust, et pirukapaar on see ei ole päris asi, sellega sõda ei võideta. Ja ei siin pole midagi enam rääkida. See, et eurooplased, ma ei tea, võib-olla, ma ei kujuta küll ette, kes eurooplastest võiks seal esikümnes olla, sest nad on kõik nii alla käinud. See näitab ka teiselt poolt seda, et Euroopas ei ole ühtegi suurriiki enam. Et meil on ikka veel mingisugune ettekujutus, et nagu meil siin räägitakse, Euroopas on 450 miljonit inimest ja Euroopa majanduslikult sama kaalukas kui Ameerika Ühendriigid. Tegelikult ei ole. See kõik ei tähenda mitte midagi. Aga kujutage nüüd ette mingi Euroopa armee loomine, nagu nüüd on eurokraadid jälle välja käinud, ühtegi kriisi ei saa lasta raisku minna. Kaaperdame, loome Euroopa armee. Mina tahaks küll näha, kuidas need Euroopa rahvad, kes on üksteisel kõri kallal olnud läbi sajandite, nüüd ühe armee teevad. Taanlased hakkavad saksa ohvitseride käsu järgi roomama kuskil või? Ei hakka ausalt öeldes. Ei hakka. Ja ma ei kujuta absoluutselt aga nad ei rooma praegu ka. Nad ei rooma ka Taani ohvitseride. See ei ole liitmistehe. See ei ole liitmistehe, et paneme 50 000 sakslast ja 50 000 prantslast kokku ja siis meil on 100 000 sõdurit. Armeedel on oma traditsioonid, armeedel on erinevad relvastused, armeedel on erinevad koolitussüsteemid, armeedel on erinevad logistikad. Kogu see üle-euroopaline logistika kokku panna, mis on praegu ikkagi riikluse põhiselt üles ehitatud, see on Sisyphose töö, see veereb kogu aeg tagasi. Sa lükkad jälle, lahendad mingi küsimuse ja see kivi veereb alla ja sa hakkad seda uuesti ülesmäge veeretama, et seda järgmist küsimust lahendada. Sest ei lähema 30 aasta jooksul, see on absoluutselt lootusettu. Aga see ei tähenda, et nad ei prooviks. Sellepärast, et kogu Euroopa armee projekti mõte on võtta liikmesriikidelt ära viimane suveräänsuse instrument. Viimane suveräänsuse instrument. Me oleme maksud juba peaaegu kõik ära andnud, me oleme immigratsioonipoliitika ära andnud, me oleme tööstus- ja energiapoliitika ära andnud, me oleme ära andnud hariduspoliitika, me andsime koroona käigus ära tervishoiupoliitika Brüsselile. Järele on jäänud ainult üks asi ja see on riigikaitse. Ja nüüd on see vaja kaaperdada riikidelt lõplikult ära kahel suurel põhjusel. Esiteks riigikaitse raha Brüsseli ametnike kätte ja teiseks juhtimisahel. Sest et kui juhtub hirmus lugu, et Orban võidab jälle valimised järgmise aasta või selle aasta aprillis ja ei ole jälle nõus mingite Euroopa asjadega, siis meil on Euroopa armee, mis läheb Orbani ja kutsub korrale. Nii nagu Varssavi paktis oli, kui sakslased hakkasid mässama, siis võeti poolakad ja sakslastele pandi Poola armeega kord kehtima. Kui Ungaris hakati mässama 56. aastal, siis tulid, ma ei tea, ida-sakslased ja tšehhid, kes seal seda asja korraldasid. Ja kui Tšehhi ülestõus oli, siis võeti jälle teised kolmandad riigid nõukogude enda armee. Ühesõnaga, selleks on Euroopa Liidul vaja armeed. Mitte selleks, et Venemaaga hakkama saada. Ja nüüd on Venemaa teema, minu meelest on kogu selle teema juures on vaja Venemaa teema nagu eraldi uuesti välja tuua, et Macron juba kutsub kokku siis G7 kohtumist, kuhu ta ütleb, et kui ameeriklased ei tule, polegi vaja, aga venelased peavad tulema. Ma kutsun venelased ka. Eurooplased on nüüd juba mitu nädalat või terve selle aasta juba rääkinud, kuidas tegelikult on vaja ikkagi avada diplomaatilised kanalid ka Venemaaga, et me ei saa enam mitte rääkida venelastega. Et tuletame meelde mõned kuud tagasi veel või ütleme eelmisel aastal, kui Orban käis Moskvas ja suhtles, eks ole, Venemaa juhtkonnaga. Milline raevukas, hüsteeriline sõim tuli. Mõelge, milline reetur, Kremli käsilane läheb Venemaale ja suhtleb nendega otse. Macron võib suhelda otse Venemaaga, et pole probleemi, meil on vaja rääkida. Ja kui tuletame meelde seda juttu, kui palju kordi on, või kui lakkamatu propaganda on meil olnud, et Trump on Vene käsilane. Trump on Vene käsilane, teeb Putjaga äri siin ja jagab Putjaga seda, teist ja kolmandat. Ja kui nüüd Trump Venezuela operatsiooni tagajärjel loob tingimused, kus Ameerika suured naftafirmad lähevad Venezuelasse ja hakkavad naftat pumpama, nii et Venezuela ka saab rikkamaks. Ja lööb sellega nafta hinnad alla. Ja sellega võtab rohkem ära Venemaa majanduselt raha, kui ükski 18 sellest sanktsioonipaketist Vene majandusele on kurja teinud. Siis tulge mulle rääkima, et Trump on Vene käsilane. Ta teeb venelastele rohkem haiget kui kunagi. See, mida Trump teeb Gröönimaal, on ju venelaste vastane,
otseselt venelaste vastane Venemaa välja tõrjumine või eemal hoidmine Arktikast. Ja mida teevad eurooplased selle peale? Saadavad Kremlisse kirja, et kuule, me peaks nüüd kiiresti rääkima, mida meile selle Trumpiga ette võtame. Et noh, see jutt, mida meil on räägitud 4 aastat, kuidas EKRE on Kremli käsilased, vot selle teise või 3. asja pärast, vot noh, kuna sa ju Prigožiniga kohvi jõid. Ja kuidas Trump on Kremli käsilane, kõik on vale. Kõik on vale olnud, kõik on laim olnud, alatu teadlik vale olnud. Trump ei ole kunagi olnud Vene käsilane, Trump on venelasi rohkem paika pannud ja rohkem kontrollinud kui ükski Euroopa poliitika kunagi või ükski Euroopa riik. Aga ikka veel meile jäetakse muljet, kuidas Trump on see Vene käsilane samal ajal, kui Macron juba poeb Putinile. Ei, Prigožiniga ma jõin viina ikka, mitte kohvi. Et me vastastikku ikka austasime teineteist. Idioodi kari ausalt. Ei noh, alatud, valelikud kaabakad. Ma tuletan meelde minu paari nädalast artiklit, kus ma kirjutasin Delfi tellimuse peale. Ma teadsin, et see tellimus on tehtud teatud tagamõttega, et kohe siis lansseerida nii-öelda minu Kremli-meelsust paljastavaid artikleid ja kohe tulidki. Raimond Kaljulaid ja Tsahkna kohe kirjutasid, kuidas Helme unistab hallist tsoonist ja Kaljulaid teadis, et ma tahan kohvreid pakkida, et Moskvasse sõita. Esiteks ma rääkisin seal sellest, et meil peavad olema diplomaadid, kes tipptasemel on võimelised asju ajama nii Moskvas, Pekingis kui Washingtonis, mida meil praegu ei ole. Mitte kusagil ei ole meil ühtegi võimekat diplomaati, kes pääseks tippudele ligi, kes pääseks ligi nendele inimestele, kes pääsevad ligi Trumpile, Xiile ja Putinile. Kusjuures, kui mina Moskvas olin, siis minul mõned niisugused kontaktid olid. Mul oli patriarh Aleksius, kes pääses ligi, ja mul oli Jevgeni Primakov, tollane välisminister, kes pääses ligi ja kellega minul olid mõned väga sisukad kohtumised. Nii et ma olen võimekas diplomaat. Aga ma ei paki kohvreid, et minna Moskvasse. Aga siis irooniana mõned päevad hiljem tuli see, kuidas Macron ütles, et venelastega tuleb läbi rääkima hakata. Mõned päevad hiljem tuli see, kuidas Euroopa Komisjon otsib kedagi, kes võiks olla Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu esindaja läbirääkimistel Venemaaga. Pakuti 2 nime. Aleksander Stubi ja Mario Draghit. No Stubi venelased muide praakisid kohe välja. Aga Draghit nad ei ole mõnitanud. Nii et kui kandidatuur tuleb, siis Draghi võib see olla. Aga see on ju just see, mille üle te irvitasite, et jälle meile panna külge mingisugust Kremli käsilaste silti. Aga samal ajal Kremli käsilased istuvad teie peremeeste hulgas, teie staabis Brüsselis, teie ühes nii-öelda suurriigi pealinnas Pariisis. No absoluutselt lasteaia tasemel välispoliitika. No aga sellepärast ongi vaja loosungeid röökida ja sellepärast ongi vaja luuludest rääkida, majandusest või muinasjutte rääkida, sellepärast et nende enda poliitika on täielik läbikukkumine. Meil hakkab saatajaga otsa saama. Eesti on väga ohtlikus olukorras, kellelgi me ei ole selle üle hea meel. NATO tegelikult enam ei toimi. Seda ütlevad välja, mitte meie ei ütle seda siin välja. Seda ütlevad välja kõik need lääne inimesed, liidrid, kes on samamoodi korrutanud ei kunagi enam üksi ja meil on kõige võimsam allianss, nii nagu meie jobukesed, kes meil seda juttu on rääkinud. Meie omad ei saa seda välja veel öelda, sest nad on sellises paralüüsis. Neil ei ole ühtegi ideed, mida nüüd edasi teha. Neil ei ole mingit arusaamist, mis isegi toimib. Sest kui sa loed Economisti, CNN ja BBC'd või Guardiani, siis sa ei olegi võimalik, et sa saad maailma asjadest aru. Ei ole lihtsalt võimalik, et küsivad inimesed, kuule, Trump teeb nii või et ta ei tea isegi, mida ta teeb. Rumalad inimesed saavad ainult seda rääkida ja sellised inimesed, kes ei jälgi seda, mida ta on rääkinud, mida ta on lubanud, mida ta on plaaninud ja kes ei saagi aru, mis on tema maailmaplaani, siis poliitilise plaani mõte. Ta teebki uut maailmakorda, sest vana on lakanud toimimast. Ja see ei lakanud toimimast mitte Trumpi pärast, vaid see lakkas toimimast sellepärast, et meil on sellised geniaalsed liidrid olnud nagu Joe Biden, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, kes kujutasid ette nii nagu meie vasakäärmuslased meie Riigikogu saalis Istanbuli konventsiooni arutelu ajal, et idiootlikest reaalsusega mittehaakuvate loosungite röökimisest piisab, et maailm toimiks. Aga näe ei piisanud ja nende rumaluse tagajärjel on see senine reeglitepõhine maailmakord lakanud. Trump lihtsalt
taibuka inimesena, kellel on hea nina, sai aru, et see ongi lakanud ja nüüd on vaja kiiresti ja otsustavalt tegutseda, sest et siis ta on võitjate poolel uues maailmakorras. Aga meie omad ei saa sest ikka veel aru. Aga ma lõpetuseks ütlen ikkagi positiivse noodiga. Mina lugesin ühte Vene väljaannet ja Vene väljaanne võrdlemisi mõrus toonis kirjutab sel samal teemal, kuidas ikkagi maailmakord on lagunenud ja et Venemaal on siin lootust võtta nii oma plusse välja, aga on ka miinuseid ja siis räägitakse sellest, mis saab Euroopast ja Euroopaga see seisukoht oli niisugune, eks Vene luure teab. Lääne-Euroopa läheb nii-öelda oma embrüonaalsesse olukorda Karl Suure impeeriumi nii-öelda embrüosse tagasi. Kaitsevöönd saab olema Venemaa vastu Poola ja Balti riigid, mis on otseselt Ameerika Ühendriikide eeskoste all. Pange tähele, Poola ja Balti riigid, kui te kaardi peale vaatate, te saate aru, et see on väga loogiline. Nüüd mitte sõnagi Skandinaaviast. Järelikult siin midagi juhtub. Ja Vahe-Euroopa on siis nii nagu on. Aga see ei juhtu iseenesest. Siin on vaja meil endal pingutada, et see nii juhtub. See ei tule iseenesest ja kuni meil jätkub see seltskond, kes sõimab Trumpi ja klammerdub uppuva laeva külge, arvates, et ta ei lähe selle uppuva laevaga koos põhja, siis me oleme katastroofi kursil. Ka meil on vaja muutust ja kiiret muutust ja muutust nende inimeste riigi etteotsa saamiseks, kes ei ole lasteaia tasemel. Raadiosaade Räägime asjast. Oleme võtnud nüüd telefonile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu linna ringkonna esimehe Merike Lumi ja Merike Lumi korraldab meile 2. veebruaril Tartus Tartu rahu auks tõrviku rongkäiku. Tere Merike! Tere head sõbrad ja aatekaaslased! Mina olen Merike Lumi, EKRE Tartu linna ringkonna esimees ja kutsun kõiki Tartusse 2. veebruaril. Tähistama Eesti riigi suurt võitu ja austama meie kangelasi. Tartu rahuleping on iga eestlase jaoks tähtis, sest kui ei oleks sõlmitud Tartu rahulepingut, ei oleks ka Eesti Vabariiki. Seda sama riiki, mille eest võitlesid meie vanaisad ja mille vabaduse eest me ka täna peame valvel olema ja vajadusel võitlema. Siis nii, nagu seda teevad EKRE juhid Martin Helme ja Mart Helme või nende juhitud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Erakond, kes ainsana seisab häbenemata eestlaste huvide eest, Eesti rahvusriigi säilimise ja arendamise eest. Süütame kõik koos tõrvikud, et tähistada Tartu rahu 106. sünniaastapäeva. Kogunemine algab kell 5:30 Tartus Jaan Poska gümnaasiumi ehk selle maja juures, kus rahuleping sõlmiti, aadressiga Vanemuise 35. Rongkäik hakkab liikuma kell 6 Raekoja platsi poole. Kõnekoosolekut alustame Eesti hümniga. Avakõne peab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme. Järgnevad Riigikogu liikmed Evelin Poolamets ja Anti Poolamets. Tartu linnavolikogu liige Malle Pärn, Tartu EKRE aseesimees Aare Tamm, EKRE juhatuse liige Mart Kallas, vahele muusikapalad esitab Tartu linnavolikogu liige Vilja Tamm. Tõrviku rongkäiku ja koosolekut juhatab Tartu EKRE esimees Merike Lumi ehk mina. Korraldajaks on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Abiks on korraldamisel Janek Tauts, Tiina Eichenbaum, Heino Harju, Ahur Eichenbaum ja teised aktiivsed Tartu linna ringkonna liikmed. Olete kõik väga oodatud. Tõrvikuid jätkub kõigile. Kohtumiseni 2. veebruaril Tartus. Ja mina omalt poolt lisan, et ma hea meelega tuleks, aga ma olen sel ajal täpselt ühel välislähetusel, aga ma olen kindel, et teil seal kõigil väga tore olema. Ma nii palju ütlen veel ära, et Mart Helme, sa nimetasid erakonna esimeheks, aga selle vahetusime tegime mõned aastad tagasi ära, sellest pole viga. Aga Mart tuleb esinema igal juhul. Ja meie omalt poolt kutsume kõiki inimesi osalema seal. Tartu rahu tõrviku rongkäik veebruari alguses on selline, niimoodi aitab minu meelest inimesi meeleollu viia, siis kuu lõpus teeme ju suure tõrviku rongkäigu Tallinnas, eks me jõuame sellest rääkida oma siin saates ka veel. Ja ilus talveilm,
ma arvan, kõigil on seal tore. Nii et soovin sulle jõudu ja edu, Merike, seal Tartus asjatamisel ja küllap me kõik kohtume. Aitäh vaatamast ja kuulamast, ikka järgmisel nädalal pühapäeval kell 11. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee